tere tulemast tagasi minu kanalile vaatama uut vlogi. Meil on täna reede hommik, 10. aprill juba. Ja ma alustan sellist nädalavahetuse vlogi, ma mõtlesin, et alustan juba täna, kohe reede hommikul. Näitan natukene oma tavalist tööpäeva, ma mõtlesin ka. Ma olen siis hetkel meie kodukontoris. Mul on siin jääkohv. Jääkohvi hooaeg on ametlikult avatud. Mul on mu iPadsid, nagu ikka, ja ma juba tegin tööarvuti lahti, nagu te nägite. Ja ma tean, et mul on päris palju tööd vaja teha. Nii et kõigepealt ma teen oma nii-öelda päevatööd, kontoritööd. Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Nagu te teate, ehk ma töötan poole kohaga. Nii et ma ei tea, kuidas ma täna teen. Kas ma teen nagu 4 tundi järjest või ma kuidagi seda käin vahepeal jalutamas või midagi, ma veel ei tea. Oleneb ka natukene. Kui ma nagu jõuan sinna flow state'i, siis ma enamasti ikkagi panen 4 tundi järjest. Aga jah, mul on päris palju asju vaja teha seoses sellega, et lõpetada ilusti töönädal ära, kõik asjad ära tehtud. See on esmaspäeval mõnus alustada ja saab rahulikult nädalavahetusel nagu aju välja lülitada. Ja mul on mõned asjad vaja teha ka pärast seoses oma nagu sotsiaalmeedia tegemistega siis. Ehk siis jah, selline väike tööpäev tuleb ära teha. Ja jah, hakkame pihta, ega mul praegu ei olegi midagi rohkem öelda siin. Väike skincare paus, aga ma tahan teile näidata. Tegelikult ma olen näidanud vlogis kunagi seda maski. Ma teen seda siis, kui ma tunnen nagu, ma ei tea, kuidagi sisetunde järgi, aga see on selline renewing peel. Ja ma tunnen, et praegu mu nahal on just seda vaja. Ma kuidagi tunnen, et mingid ebatasasused on ja koorime seda nahka. Nii et ma ei tea, kui hästi midagi vahet on näha. Ma üritan lähedalt näidata. Selline on siis mu nahk enne praegu. Mulle meeldib see pintsel, mis kohe kaasa tuleb. See teeb selle maski peale kandmise nii mugavaks. Aga ma ei tea, kui hügieeniline see on muidugi. Aga ma ei tea, miks keegi, kes on targem, võib mulle seletada. Kui ma esimest korda seda maski kasutasin, siis mul oli täiesti wow-efekt. Ja ma ei tea, enam nagu ei teki sellist wow-efekti. Mis see siis on? Kas ma enam lihtsalt ei saa aru või nahk harjub nii ruttu või mis on? Siuke kiire self-care moment keset tööpäeva, et 10 minutit ma hoian seda peal ja pesen maha. No nii, nüüd on need happed 10 minutit mu nahal toimida saanud ja ma kindlasti selle näomaskiga olen ülitäpne. Vaatan täpselt kella, sest et jah, päris tugevad on need happed ja ei tasu, ma arvan, siin ei kehti see, et ma ei tea, hoiad kauem peal, et siis kuidagi on parem. Nii et peseme maha ja vaatame. Ja ma nagu pesen ka selle hästi-hästi hoolikalt maha, et ei jääks mingid, ma ei tea, aktiivained või ma ei tea, mis see õige nimetus on, aga nahk on hästi korralikult ära pestud. Ma ei usu, et väga kaamerast midagi on aru saada. Ausalt öeldes ma tunnen, et praegu sellest ei piisanud ja mul on üks lemmikmask veel. Beauty of Joseoni Ground Rice and Honey Glow Mask ja see veel puhastab nägu. Ja ma julgen küll neid koos kasutada, sest et siin ei ole selliseid tugevaid aineid rohkem sees, aga ma tahan, et ta puhastaks mu nahka natukene veel. Need ongi mu 2 ainsat sellist maski, mis ma kasutan kodus. Ja mõlemad on sellised, mida ma ostaks uuesti ja mida ma julgen soovitada.
aga jah, nüüd lasen sellel mõjuda, sellega ma nii pingsalt kella ei vaata, see lihtsalt kuivab mingi hetk maha, a la 20 minutit. Nii et jah, selline väike Ninelli skincare segment teile, kellele meeldib nahahooldus sama palju kui mulle, siis äkki on põnev. Mulle endale meeldib alati, kui teised jagavad mingeid tooteid või mis iganes, nii et ma teen enda videotes sama. Eile ma käisin kusjuures korra hulludelt päevadelt läbi. Ma ei jõudnud väga vaadata, aga ma nii lootsin, et seal on need soodukaga ja olidki need Sunday dušikeelid või need vahud nagu. Ja need kreemid, ma ostsin mõlema. Kreemi ma ostsin birthday cake, aga seal olid mingid teised veel. Vanilja ja sellised, aga ma ei tea, väga mõnus. Minu arust see on lihtsalt nuinnu, ma ütlen, et mulle meeldivad nuinnud pakendid ja mul oli vaja ühte kreemi juurde, sest et mulle meeldib, et igal pool on kreem. Mõlemas vannitoas, garderoobis ja öökapi sahtlis ka. Mul peab olema igal pool. Aga praegu mul on arvutis kõik asjad tehtud, nii et ma mõtlesin, et ma peaks võtma ette mõned asjad, mis ma peaks tegema. Esiteks ma pean ühe koostöö jaoks valima kodulehelt tooted välja. Üks esmaspäeva koostöö tuleb ja ma tahaks need ära saata ja siis ma pean saatma ühe artikli jaoks 5 fotot. See on alati üliraske, kus on vaja siis artikli juurde mingid fotosid või perefotosid ja siis mulle alati tundub, et meil ei ole üldse ja mul ei ole üldse just selliseid professionaalseid fotosid. Ma täiega tahaks minna pildistama. Nii et need on 2 põhiprioriteeti siis või 2 sellist tööasja, mis mul on nagu sotsiaalmeediaga seoses täna. Tunnen kuidagi, et hommikul alustad mingi hullu entukaga. Mõtled, teed tööpäeva ära, siis teen seda, teist, kolmandat ja siis teed oma tööpäeva ära, mis minu puhul pole isegi 8 tundi, vaid 4 tundi, aga 4 tundi selle arvuti ekraani taga. Exceli tabelid. Tunnen, et see on nii väsitav või et ma olen praegu nagu nii kopees juba sellest. Õnneks tööpäev sai läbi ja töönädal sai läbi. Kõik asjad on praegu tehtud, mega hea tunne. Nii et ma üritan mingit energiat leida, et ikkagi minna vähemalt jalutama, sest et õues on sinine taevas, päike paistab. Mul ei ole mitte mingit vabandust. Ma arvan, et inimesed näevad, et ma käin hästi palju jalutamas. Ilmselt see tuleb mulle lihtsalt. See ei tule mulle lihtsalt, mõnikord väga lihtsalt, aga näiteks täna ma tunnen, et pean ennast motiveerima selleks, et minna jalutama ja pushima. Eile ma käisin Marsana PR päeval. Võiks teile tegelikult näidata, mis ma sealt sain äkki. Aga ma käisin PR päeval eile ja siis nägin seal ühte teist sisuloojat, kes on ka ema ja siis kuidagi hakkasime rääkima ja jutu käigus tuli välja, kuidas talle tundub, et ma jõuan kõike. Mulle tundub, et ta jõuab kõike. Et alati sotsiaalmeediast jääb kahjuks või õnneks selline mulje, et kõik jõuavad kõike ja ma olen väga avatud olnud minu meelest selle osas. Ma olen üritanud olla, et ma ei ole üldse selline imeinimene. Ma tean, et ma ei jõua kõike. Ma isegi ei ürita enam jõuda kõike, sest ma lihtsalt tean, et ma ei jõua. Ma juba füüsiliselt ei jõua. Ma olen selline, et kui ma teen liiga palju, siis ma kohe põlen läbi või jään haigeks. Ma jään kohe haigeks, kui kõike on liiga palju. Või hakkan telefoni ära kaotama kogu aeg, et tekib siuksed, ma ei tea, no ühesõnaga mu keha annab hästi ruttu mulle märku, kui kõike on liiga palju. Nii et kuidas ma üldse jõudsin selleni? Kuidas ma jõudsin selleni jalutamisega seoses, et tundub ilmselt, et kõik jõuavad kõike ja nii. Ja tegelikult ilmselt kõigile. Või noh, mitte kõigile, aga inimesed on erinevad ka. Mõni jõuabki rohkem, mõni ongi tublim. Reaalselt inimesed ongi, mõned jõuavad rohkem, mõned on tublimad. Inimestel on erinevad prioriteedid. Et jah, ma ei tea, ma olen nii vana juba, et ma tunnen ennast nii hästi. Aga ma arvan, mul on ka nooremaid äkki siin, kes vaatavad.
et kindlasti hea meeldetuletus äkki, mitte võrrelda ennast. Aga eile, kui ma läksin sinna Marsana PR-päevale, siis ma tahtsin varem kohale jõuda, aga ma jäin sellesse olukorda, mida ma täna tahan vältida, et ma olin siin samas garderoobis, ma proovisin erinevaid outfit'e ja mis ma olin peas välja mõelnud enne, see ei sobinud ja siis ma proovisin ja mul hakkas juba nii palav ja mul hakkas juba nii stressirohke ja ma ei suuda minna kuhugi, kui ma ei tunne ennast oma outfit'is hästi, siis ma ei tahagi minna. Nii et täna ma lähen Tallinn Fashion Weekile üle väga pika aja. Kui ma õigesti mäletan, siis ma käisin Tallinn Fashion Weekil viimati, kui Noel oli paarikuune äkki, mis on 3 aastat tagasi. Nii et ma ei ole ammu Tallinn Fashion Weekil käinud ja millegipärast Tallinn Fashion Weekiga ma tunnen ekstra mingit sellist fashion survet, seal võiks olla lahe fit, mitte et ma ei ole nagu fashion inimene. Mulle väga meeldivad riided ja outfitid, aga mul ei ole nagu selline fashion stiil minu meelest. Aga ma tahaks outfiti igatahes välja valida, et kui mul õhtul sinna minek on, siis ma panen lihtsalt outfiti selga ja see töötab kohe. Ma ei tea, mida sinna selga panna, aga ma mõtlesin, mul on üks kleit, mida ma ei ole veel kandnud. Mul on selline jaanuaris Saara allaindluselt ostetud kleit, mis on mõnus, et see on tegelikult skort. Mul on see ja ma mõtlesin, et äkki siia alla sobiks. Mul on üks kroppvalge triiksärk ja siis kontsa saapad. Nii et ma proovin neid asju selga. Et vaadata, kas see päriselt töötab, sest et ma ülitihti teen seda, et ma panen need riided nagu siia, ma panen need ja siis panen selga ja siis need ei sobi ja siis ma saatungi sellesse samasse probleemi kogu aeg, kus viimasel hetkel mu outfit ei tööta. Nii et proovime ja kui see sobib, siis ma pean selle ära ka triikima. Millal ma viimati midagi triikisin. Minu meelest siin uues kodus ma ei ole kordagi triikinud midagi. Okei, ma ei suuda seda uskuda, aga minu meelest see isegi töötab. See outfit. Panin praegu, ma ei tea, kas te näete, need kontsad hoopis ja täispikkusest ta praegu ei näe. Ma ei saa seda, ei noh, oodake, ma saan tegelikult näidata, kui ma natukene. Veits siuke schoolgirl vibe on. Kahju, et ma ei saanud nagu mingit live tagasisidet, aga minu meelest see outfit töötab küll. Ma ei hakka midagi muud isegi proovima. Minu meelest see nagu ei ole liiga basic, aga samas see ei ole ka nagu liiga try hard. Ma ei taha olla nagu liiga try hard, et ma üritan kuidagi olla mitte mina ise või panna mingit hullu outfiti, mis ei oleks mina. Et see on mina, aga natukene võib-olla näha, et ma olen nagu üritanud natukene midagi mõelda. Ja ma olen väga rahul. Väga hea. Ja ma peaksin selle ikkagi ära triikima. Tuon kortsus eriti tagant. Ja ma avasin või noh, tuli meelde, et ma olen ostnud siia isegi sellise pisikese nunnu triiklaua. Ma loodan, ma leian triiklauaga üles. Ma peaksin selle kohe ära triikima, siis on see ka tehtud, siis on nagu kohustustega kõik ja ma saan näiteks jalutama minna. Terve päev on olnud nagu jumala chill ja nüüd järsku on jumala kiire. Nii et meik tuleb väga tagasi hoidlik.
ma tegin selle meigi täpselt 8 minutiga, ripsnud ja huuled on veel jäänud, aga nüüd ma teen juuksed ja siis teen, panen riidesse ja siis teen meigi lõpuni ja kell on alles 6, kell 7 hakkab. Äkki jõuan? Asi, mida mitte kunagi mul ei juhtu, aga ma jõudsin ülipalju varem ja mul on aega isegi üle, ma ütleks, 10 minuti pärast tehakse uksed lahti. Iga kord on Fashion Week toimunud Kultuurikatlas ja ma arvasin, see toimub Kultuurikatlas. Ja ma kogu aeg mõtlesin, et ma vaatan sealt kutse pealt üle, kas see ikka on Kultuurikatlas. Aga ma tegin seda alles siis, kui ma juba istusin autoroolis. Nagu ma helistasin sõbrannale, küsisin ja siis ta ütles, et T1. Ja et see on niimoodi, et kell 7 tehakse uksed lahti ja show hakkab 19.30. Ma arvasin, et pigem võiks enne 7 kohal olla, et 7 algab show. Ühesõnaga, minu viga, ma üldse ei jõudnud süveneda. Aga vaat ei ole. Ma siin vaatasin rahulikult selles mõttes ma oleks rahulikult kodus saanud teha oma pilte ja TikTokke. Ja mitte nagu niimoodi kiirustama, aga selles mõttes nüüd on nii ja ma ikkagi pigem parem jõuan varem kui jään hiljaks, eks ole. Nii et ma loodan, et nüüd ei juhtu see, et ma istun siin autos nii kaua ja ikka jään hiljaks. Äkki ma saan siis vähemalt mingi normaalse istekoha, aga mul veits lihtsalt on see, et ma ei taha üksi sinna minna, nii et ma arvan 5 minuti pärast ma hakkan siit autost liikuma. Ma olen nii läbi. Jaana hakkas rääkima, et on nii läbi avada. Räägi kõik oma mured, siis mul on head contenti. Laps on haige, ma olen magamata. See on minu iga vlogi sisu. Ma iga vlog räägin sellest. Laps on haige, raske on olla. Aga oleme siin eventil. Külla terveks. Fashion Weekil ja terveks. Nii, ma näitame natukene melu. Päris suur saal. Palju valgem kui see Kultuurikatla saal. Palju rahvast, kõik teevad pilte. Me ei viitsinud teha. Ma olen lihtsalt rahul, et mul on mingi istekoht. On olnud kordi, kui ma olen pidanud seisma nagu. Ja see ei olnud. Ei tuli siia seisma. Emadel peaks olema mingi eesvõi. Vanad eesvõi. Vanad ja emad. See kell on roolid. 20 minuti pärast alles algab, nii et me saame catch-up'i teha. Hakkame catch-up'ima ja nüüd panen kinni salajutud. Ja ausalt öeldes kogu protsess on olnud vägagi sisekaemuslik minu jaoks. See kollektsioon sündis täitsa minu südames seest, ehk siis kõik riided, mida ma ise jumaldan ja tahaks väga kanda ja minu jaoks ongi kõige selline ehedam naiselikkus, mida ma suutsin justkui sellesse kollektsiooni välja tuua. Mind inspireerisid põhjamaine valgus, puhtad jooned, siniselt langevad kangad ja liikumine. Tahtsin luua rõivaid, mis liiguvad koos kandjaga, mitte ei domineeri neid. Kollektsiooni läbivateks toonideks valisin valge ja kuldse. Need 2 on minu totaalselt lemmikud toonid ja valge sümboliseerib minu jaoks uut algust. Ma jõudsin nüüd oma koju diivanile, ma võtsin meigi maha, tegin oma skincare'i, hommikumantlis siin chillin ja kell ei ole tegelikult üldse palju. Kell on 9:09. Ma käisin lihtsalt seal Fashion Weekil, Denim Dreami show'l ära ja tulin tulema. Kuidagi ma enne rääkisin ka, et ma ei ole nagu fashion, ehk siis ma ei oska nagu hinnata võib-olla Fashion Weeki ja neid catwalk'e ja neid kollektsioone.
nii nagu need päris moehuvilised. Ja mulle ei meeldi ka, kui on väga palju rahvast. Ma kuidagi ei olnud hullult täna nagu sellises tujus. Ma ei tea, 2 üritust 2 päeval järjest, võib-olla see. Ma ei tea, seal oli nagu nii palju inimesi ja see on vahel minu jaoks overwhelming lihtsalt. Nii palju tuttavad ja ma ei tea, ühesõnaga overwhelming. Aga muidugi tore. Ja ma läksin lihtsalt selleks, et toetada Agne, sest et Agnel tuli oma kollektsioon Denim Dreamiga välja ja see kollektsioon oli tõesti nagu Agne riiete kollektsioonis hästi temalik. Ja ta personaalselt saatis mulle kutse ja me oleme ikkagi, ma ütleks, nagu head tuttavad. Ja läbi aastate lihtsalt ma ei unusta mitte kunagi seda, et Agne oli minu selle podcasti saate esimene külaline ja kuidas ta üldse julges tulla. Ja see oli tõesti nagu kõige esimene kord, kui ma kõige esimene kord, kui ma tegin sellist saateformaati, nagu mul on endal nii cringe nagu tagasi mõelda ja ma arvan, et ta samamoodi tegelikult tuli lihtsalt sellepärast, et toetada mind. Ja miks ta peaks seda tegelikult tegema? Nii et jah, selline inimene on Agne Vaher, nii et ta väärib kõike seda, mis elu talle pakub ja väga ilus kollektsioon ja naised peavad toetama teisi naisi minu meelest. Ja ma olen õnnelik, et ma käisin ja ma olen veel õnnelikum, et ma olen kodus oma lemmikkohas. Meil tuleb selline veits pisim nädalavahetus ka ja terve see nädal oli hästi pisi ja lihtsalt praegu naudin seda, et ma olen üksinda kodus ja hakkan veel vaatama, kui Mormon Vibes mul on jäänud mõned osad ja lapsi ja Mikko ei ole kodus, nad on Mikko vanemate juures, nii et praegu on minu puhkehetk ja minu hetki see endale, aga ja tõesti see inspireerib ka, kui sa näed minu meelest teisi, eriti nagu teisi naisi lendamas nagu nii kõrgelt ja lihtsalt väga äge ja mulle tegelikult meeldis see T1 saal ja kõik oli väga tore. Nii et jah, siuksed muljed siis praegu olen kuidagi tõesti nii väsinud järsku. Ma lubasin näidata, mis ma Marsana kinkekotist sain ja ma sain veel True Datesid, pistatsiomad ja Bare Bellsi proteiini joogi, aga need on juba kööki ära pandud. Väga tore kinkekott ja mul praegu laupäeva hommik ja ma saan sõbrannaga kokku ja mu love language on, et kui ma saan sõbrannadega kokku, siis ma kingin neile midagi. Mul on siin see kastikene uute toodetega, mis ootavad katsetamist ja nagu te näete, mul on näiteks 3 ühesugust sain Marsana kotist veel kui šampooni, nii et kindlalt üks näiteks nendest läheb, mitte et ma ise ei tahaks, aga lihtsalt, et ei läheks tooteid raisku ja eks ongi perks of being friends with influencers, et ja, panen mingi kotikse siit kokku. Maybelline saatis mulle ütlesid jumestuskreeme kaile, nii et äkki midagi nendest ka, kuigi ma ei tea, mu sõbranna kasutab nagu mingeid, ma ei tea, Armani jumestuskreemi, ma arvan, aga lähme vaatame. Ma näitan teile seda Maybelline'i pakki, aga mul tuli meelde, et seda ei tohtinud kinkida. Viimasel ajal on tihti kuidagi, et brändid mainivad, et ei teeks giveaway'sid, mis on nagu austan brändi soove siis, aga natukene kahju, et siis ei saa giveaway'd teha, sest nagu te näete, neid tooteid on väga palju, aga ma arvan, et sõbrannale ikka võib äkki kinkida. Nii et ja, te näete, neid on mega palju, üks inimene ei jõua ealeski kõike seda ära kasutada. See leib ära asjad ka õue minna. Siuke väike kotike siis. Tulime siia Viru
peipermilli. Oh, mul kõht nii tühi. Võtsin selle lõhe focaccia, tiramisu. Teenindaja ise soovitas ekstra seda. Ja cappuccino, nii et head isu meile. Unustasin ära, et ma vlogin, aga oh my god, vaata kui tugev ma ükski. Mitte väga okei. Ühe suure ostu tegin siis ära. Ostsin uue veekeetja. See vana veekeetja on meid üle 10 aasta ustavalt teeninud, aga teda ei saa enam katlakivist isegi erinevate vahenditega täiesti puhtaks, nii et tema eluiga on ilmselt lihtsalt läbi. Nii et me valisime selle koos sõbrannaga kaubamaja kodumaailmast. Lahedalt see võtab kõhu fookusesse siin. Ja siit saab ennast vaadata ühe sõnaga nagu peegel ja veekeetja 2 ühes. Ma olen igatahes, ma ütlen ausalt, mega rahul, kui mitte öelda obsessed sellest. Ja meil on see meigirüster ka, nii et need sobivad nagu valatult siia. Meil on veekeetja kogu aeg väljas. Ma ei peida seda ära kuhugi, nii et ta peab olema silmale ilus vaadata ja seda see minu meelest ka on. Nüüd me oleme autos ja me oleme juba Keilast läbi sõidnud. Me lähme Laulasmaa spaasse nädalavahetuseks. Me lähme tähistame Miku ema sünnipäeva. Kogu suguvõsa tuleb kohale, nii et ma ei tea palju ma seal filmin, aga ja mõnus spa nädalavahetus lemmikspaasse ja tahtnud kodust isegi ära tulla. Meie kodu juures oli nii palav, T-särgi väel oli õues nagu mõnus olla, siuke kõige ja see ja 100%. Ühesõnaga siuke nagu kõige soojem ilm, mis seni on olnud siuke väga kevade tunne ja aga noh, Laulasmaal mere ääres on ka mega mõnus, nii et ma ei kurda üldse. Mul juhtus midagi täiesti esimest korda. Tulime siia tuppa. Tuba oli koristamata, kui me ukse lahti tegime. Ja natukene naljakas kommunikatsioon oli ka. Aga tuba koristati ära. Me saime tuppa ja me oleme alati siin ühes ja samas peretoas. Laaspaas. Aga see oli veits naljakas, nagu meil on mingid... No see oli täiesti koristamata, mingid eilsed puuviljad olid laua peal ja siis see vastuvõtulaud ütles Mikule, et need puuviljad on meile üllatuseks siin. Ja ma jõin vett, nii tore. Aga Laasmaa on ikka lemmik, vahet ei ole. Ma juba jõin ära terve klaasi vett. Aga see on ikkagi naljakas, me oleme absoluutselt iga kord samas toas. Ja see peretuba on nii kodune juba ja siuke mõnus suur vannituba. Milline vannituba? Siin ei saa mängida. Ja nii minu hommikumantlid lastele. Siin ei saa mängida. Cutie patuti. Emme paneb ka ujumisriided, siis lähme nii. Selline šestike on mega nunnu. Sellest asju ikka juhtub, aga me tulime tuppa praegu spaast. Ja meil on siin puuviljavaagen. Ja jook. Tõesti, kõik on unustatud, kõik on heastatud ja I love it, kui osatakse selliseid asju teha, I love it. See on väike liivakas. Jaa. Ja see on suur liivakas. Jaa. Floor on laval. Jaa. Me tulime õue pühapäeva hommik Laulasmaa spaas, aga noel on nagu natuke tatine ja selline imelik, nii et teised läksid spaasse, meie ei lähe. Tulime mänguväljakule ja lähme mere äärde ja nii, aga ma olen lihtsalt... seal on luiged, ma praegu näen. Siin Laulasmaal on see Laulasmaagia. Nagu alati on siin selline maagiline. Alati on ilus ilm, kui me siia tuleme põhimõtteliselt. Tuimme! No. Siin ei toi ainu vähe. Luiged ujuvad seal meres. Siin ei toi vähe inimesi. Siin peab palju inimesi. Juba sõime hommikusöögi ära. Mul on vaja lihtsalt alati minna siin mere äärde.
aga ma olen lihtsalt šokis, kui soe täna on. Sest ma arvasin, mere ääres on jahedam, aga praegu siin on mega soe. Nagu päikese käes on mega soe. Aelil on mingi ekstreemselt paha tuju. Ma arvan, ta on halb olla, aga tal on ekstreemselt paha tuju. See on nagu next level. Aga jõudsime korra mere äärde. Siin on luiged ujuvad seal. Minu ajal on tõesti jälle haige, siis ma ei tea. Või noh, ta ongi, aga uskumatu. Ja lapsest endast ka. Lapsest endast ka kahju muidugi. Aga mega mõnus ilm. Vihane-tihane. Sulps läheb. Väga tubli. Ja, viska. Siin on nii mõnus olla, see on nagu... Siin on alati nii mõnus olla. Teine ujub ka või? Päris kaugel ujub ja... Kas siin on mõnus olla või? Siin on nii mõnus olla. Seal taga on üks laev, ma näen. Kui sa vaatad siin hästi kaugele, seal on üks kaubalaev. Seal, kus emme näitab näpuga, näed või? Seal, kus need linnud on ja siis vaatad sealt edasi otsa, seal on suur kaubalaev, aga see on päris kaugel. Ta läks tuju veits paremaks. Ma ei tea, mul siuke tuleb hoogist nutma hakata, nii hea on olla. Ma ei tea, mis värk nagu mul on merega ja rannaga. Kui ma tulen mere äärde, siis on kõik on nagu nii hea. Aga eriti siin Laulasmaal mul on alati meeldinud nii väga. Mis see on seal maas? Kas see on mingi prügi või? See kollane. Päike ka paistab. Hashtag feeling blessed.